...1988. aastaks saab Roman Baskin valmis oma esimese lühimängufilmi Vernanda. Vernanda on absurdikomöödia teemal ostad enda meelest poest leiva, saada ka viitsütikuga pommi. Ma olin ise tohutu Valturi novellide fänn sel ajal. Minu meelest olid Valturil kõik sellised kiiksuga lood just parasjagu väga teravad, ühiskondlikult väga teravad ja tol ajal oli see ikka siuke ärapanemise võimalus. Läbi sellise laadi, et see tekitas veel sellist adrenaliini juurde. Toomas Kall alustab Roman Baskinile täispika mängufilmi stsenaariumi kirjutamist aasta hiljem. See oli mingi 89 või. Ühesõnaga see aeg, kui aeg muutus kiiresti. Ja tagantjärele vaadates ei olnud muidugi tark tegu kirjutada mängufilmi stsenaariumi just sel ajal. Tähendab umbes niisugusel teemal, mis hakkas kiiresti aeguma. Nagu lugedes vaatad, et on tõesti natuke skemaatiline isegi. Aga pärast ta paisub see materjal ja sealt tulevad päris inimesed ja emotsioonid tulevad taha ja tehes ta nagu avaneb. Lugu jutustab sellest, kuidas ühe vaikse tänava elanike rahu hakkab jõulueelsel ajal häirima tundmatus sõjaväemundris meeste ilmumine. Ma ütlesin, ole ilusti! Kui seda stsenaariumi algul sai loetud, et siis tegelikult tundus see väga julge. See oli suhteliselt nagu üksüheselt mõistetav see atmosfäär ja see kafkalik kirjeldus sellest nõukogude salakavalast aparaadist, kes ennast meie igapäevaellu nagu sisse sööb. Läbi ühe inimese filtri läheb üks materjal, eks ole, ja see on režissöör, see on autor. Tema suhtestab. Kui ta nüüd naerab olukorra üle näiteks või muigab või suudab muiata või ei suuda muiata, valuleb, eks ole. Ükskõik mis suhega. Minu jaoks suhe ongi režissööri kontseptsioon. Teemad, mis kasvavad välja võõra jõu sekkumisest rahumeelsete inimeste ellu, on igavesed teemad. Omast arust ma kirjutasin küllalt igavikuliselt, küllalt üldistavalt ja päris seda hirmu ei olnudki, et kiiresti muutuvale ajale jalgu jääks. Peaosalise Mikiveriga me palju vaidlesime sellele, kas kohandumine on intelligentsi tunnus või ei ole. Et kohandumisega on selline kummaline lugu, eks ole, et kohandud ja muudkui aga kohandud ja lõpuks selgroogu enam ei olegi. Oled käinud üks suur kohanduja. Või siis on see nii nutikas kohandumine, eks ole, et säästa järgnevaid põlvkondi ja nii edasi. Linn, kus asub Rahu tänav, on arvatavasti Euroopas. Ma teen ainult pildi. Leppisime kokku, et see on mingisugune Kesk-Euroopa riik, niisugune turvaline ühiskond, heas mõttes niisugune keskklass elab seal tänaval. See on toimiv, kui me avakaadris näeme. Kõik on õnnelikud ja rahulikud. Filmi Rahu tänav võetakse ülesse Nõmme-Kase tänaval Tallinnas. Selle tänava me leidsime tänu sellele majale. Maja oli niisugune, mis pani paika. Me otsisimegi sellist idülli, mida me saaksime hakata siis nagu lõhkuma ja kronoloogiliselt kasvatama, muutma. Arhitektuurne kooslus oli niisugune väga muljetaval. Kõik majad olid erinevad. Seal oli niisugust kandilist juugendit ja niisugust Saksa linna eramut ja seal oli üks kahekorruseline puidust üürimaja. Kuskilt tuleb ju lähtuda, millisest stiilist, arhitektuurilisest stiilist, kostüümist kõigest. Ja eks ta sinna viitab 30-ndatesse. Need kokardid mütsi ees ja kõik need õlakud ja see sümboolika, selle me võtsime Prangli-Saare peremärgid panime sinna peale ja nii, et see on niisugune hüpoteetiline riik. Sündmuste keskpunkt on kohaliku poliitiku, tulevase linnajuhi Werneri majas. Selline mudel on võetud tänavamudel, eks ole, eks neid tänavamudelid on enne ja pärast ka kasutatud küll ja küll, nii ühiskonna mudelina. Üks väga selline võimumehe pere ja selline kunstiinimese pere ja joodiku pere ja
filmist käis tõepoolest läbi nagu terve näitlejate plejaad, et noh, alates Mikk Mikiverist ja Katrin Karismaa, Laine Mägi, Helene Vannari, ka Jüri Järvet. Roman ütles niimoodi, et iseenesest ma peaksin mängima niisugust tüüpilist niisugust kodukana või perekonna ema, kes on ennast pühendanud perekonnale ja kes teeb kõik selleks, et tema mehel ja tema perekonnal oleks üldse niisugune mõnus elu. Ainuke, mis ma sealt mäletan oma teksti oli, et mul oli vist põhiline lause, mis ma ütlesin Kukule, oligi see, et ole nüüd ilusti. Ole ilusti. Ole ilusti. Kuku oli väga hoos, ma mäletan. Endalegi üllatuslikult nägin ma filmis, et tegemist oli siiski täiesti arvestatavate inimeste ja isiksustega. Muidugi niisugust tüüpi stsenaariumil see oht alati on, et ta kipub jääma multifilmi stsenaariumiks. Ma mäletan ühte kunstinõukogust, kus Peeter Simm ütles mulle, et siin nagu ei ole üldse inimesi, et siin on mingid kriipsujukud, et kas see ei ole mitte nukufilmi stsenaarium hoopis. Ja noh, tol ajal olid ilusad kunstinõukogud, sai kaitsta ennast, sai silmast silma rääkida, tänapäeval peidavad kõik kuhugi puu taha ennast ja sa ei saa nagu dialoogi arendada üldse. Eestlane on selline ennast säästev natuur, et ta tahab ikka arvata paremat. See on nagu ka surmamõistetu arvab, et ega seda pauku ikka ei tule lõpuks. Eestlane võtab seda, see auk, mis kaevatakse, see on nalja auk. Ajalugu on näidanud sootuks vastupidist. Paraku need augud on täidetud. Rahu tänava tootmine algab samal ajal, kui Vilniuse ja Riia tänavatel voolab veri. On ärev jaanuarikuu 1991. Jaanuaris olid matsud käinud just, jah. Vene sõjavägi oli veel tol ajal Eestis, siis parajalt raske oli muidugi neid soomukeid ja kogu seda tehnikat sealt Matrossovi polgust kätte saada. See oli niisugune pahaendeline sündmus küll Tallinnas, kui need tankid tulid. Nad tulid läbi linna sinna tänavale, sinna meie Rahu tänavale. Päev enne seda muidugi me tegime meeletut meedia hoiatustööd, et on küll soomukid ja tankid tänaval, aga need ei ole mingiks rünnakuks, vaid need on ainult Roman Baskini filmi võteteks. Õnneks saadi sellest aru. Tahtsime pimedas filmide ja valgusega just ka ära tappa. See tähtis oli see roomik ja see mass ja see, mis peale tuleb. Me tegime mõned duublid ja lasime nad üsna ruttu minema. Ma ei mäleta ausõna, et midagi sellest oleks olnud. Mängisime, et tankid tulevad ja sügisel tulid päris tankid. 91 oli selline aasta täpselt. Selles mõttes elutõde ja kunstitõde jooksid kokku ja karmilt. Oma filmi tegemist alustades peavad loojad endalt küsima, kuidas kujutada okupatsiooni nii, et seda filmi saaks rahvale näidata ka siis, kui okupatsioon kõigest hoolimata ikkagi jätkub. Ta on küllalt arglik see film. See näitab ju iseenesest seda saatust, mida meie rahvas on ju läbi elanud. Sisuliselt on see natuke sümboolne kõik see asi, et ega me päris ei julgenud ju rääkida nendest asjadest nii, nagu nad toimusid, siis me veel ei rääkinud. Ta püüdis ikka midagi olemuslikku avada meie Eesti inimeses. Et me ju ei tule praegu ka nii väga tänavale streikima ja rahulolematust avaldama. Et me ikka kannatame jubedalt, enne kui me julgeme protesti avaldada. See rahvas ju ei tõstnud mässu, seal on ju ainult üks mässaja on Lauri, kes mässab ja kelle isa ka siis püüab maha rahustada. Et need sõdurid imbusid sinna, iseenesest nagu imbusid sinna tänavale, nendesse majadesse ja see protest ju kõik jäi kuhugi sumbus. Ja see küüditamine ju, see oli ju küüditamine, mis lõpuks seal toimus. Ütleme, selle teema ümber ma olen teinud palju elus. Teatris ja teles ja filmis asju, et just selle küsimuse, selle nii-öelda ilusa sõnaga konformismi, selle ümber. See on selle filmi kandev teema kahtlemata. Ütleme ka isa ja poja seisukohalt seal. Film hakkab, eks ole, jõulude ajal, lõpeb jaanipäeval, aga kujundina lumi ära ei lähe. Nüüd on küsimus, ootame, küll ta läheb ja
et kas me oleme sellega teinud vea või ei ole. No see küsimus jah jääb. Mõistuloo jutustamiseks tuleb loojatel valida selleks sobiv visuaalne stiil. Nagu filmis on näha, on hästi palju üldplaani, on palju detaili, ei ole vahepealseid plaane üldse. On pikad kaadrid ja siis on lühikesed. Igal juhul oli see tema käekiri. Ja kui me nüüd tagant järele üle pika aja vaatasin jällegi filmi, siis üllatav küll, aga see mängib selle asja juures. Niimoodi, kas siia võib istuda? Aitäh. Kõik kahtlused, mis mul võisid olla, et kas sellest ikka filmi saab, need langesid nagu siis ära, kui Roman otsustas või leidis, et see tuleks teha mustvalge film. Mis puutub sellesse mustvalge filmi valikusse, see on ainult üks niisugune asi, mis pani nagu ütleme selle ühe rea filmi visuaalses kujunduses paika. Kindlasti seda otsust julgustas eelnev kogemus filmiga inimene, keda polnud. Ja kui inimene, keda polnud, oli veel niisugune, kus oli värv sees alguses lõpus, siis siin on ju algusest peale ikkagi lähtutud mustvalge kaadri esteetikast. Meil oli niisugune pildi esteetikas selline taotlus, et me kasutame niisugust diffusiooni või valguse hajumist, et valgus valgub laiali, eriti valge värvus. Üldiselt film ei salli niisugust apteegi valget, aga antud juhul me just pedaleerisime sellele valgele, et kõik need valguspunktid, kui sa vaatad filmi, eks ole, et siis need kuidagi domineerivad seal. Rahu tänav esilinastub jõulukuul 1991 Sakala keskuses, endises poliitharidusmajas, mida rahvas hüüdis Karla katedraaliks. Pidulikul esilinastusel, mis toimus majas, mida enam ei ole, pärast seda tegi Roman filmi lühemaks. Sest see venis, ei kõlksunud kokku. Ma ei saanud teda kuidagi ühte tükki kokku, et vägisi kippus üle ära ajama siit ja sealt ja uskumatu, sa tahad ju nagu sellel ajal on, või kui sa teed oma esimest pikka, kõik maailma valu tahad sisse panna. Kõik, mis sa üldse tead ja kõik topid sinna sisse. Muidugi oli seda oli tarvis kui autorile ja kui et see, et algul üks ja teine ütleb, et võiks nii või naa teha, siis on õigus jääda endale kindlaks. Ta nägi ära need kohad, mis oleks pidanud montaažis kohe välja viskama. Selleks päris palju lühemaks. Roman Baskini debüüti märkavad maailma filmiekspertide silmad. Roman sai väga hea stardi selle filmiga. See, et see film valiti Euroopa Filmiakadeemia Felixite nominentide hulka, peale selle, et see oli tema debüütfilm ja noor režissöör. Seoses sellega ta ju terve aasta sõitis ringi mööda Euroopat. Ta sattus nagu Euroopa 6 parema debüüdi hulka. Ta pandi sellisesse kasseti, 6. kasseti, mida veeti siis nagu tõesti mööda Euroopat. Ühel päeval kutsus stuudiodirektor Skuubel välja ja ütles, et näed, meile tuli faks. Ja vaatasime seda faksi, siis faks oli Euroopa Filmiakadeemiast, keegi ei teadnud, mis asi see on. Ja loeme ja vaatame, et need Rahu tänav on valitud noore Euroopa mingi 5 filmi nominentide sekka, pluss Väino Laest siis parima kõrvalosatäitja nominandiks. Kutsuti mind Berliini ja Väino Laest ja nii me sinna reipalt läksime. Asi, mis toimus 92. aasta lõpus, et sel ajal, kui Eesti oli alles vabaks saanud ja meil raha kellelgi ei olnud ja siis me läksime sinna, mäletan, Mati Seppinguga nagu kaks kirikurotti. Kui Väino Laes esimest korda kandideeris Felixile, mis on nagu Euroopa suurim filmiauhind ja ma mäletan täpselt, ma olin noor inimene seda hetke, kui see televiisorist tuli ja see oli nagu tänapäeval on need Oscarid, et meie väikese Eesti näitleja istub korraga seal ja äkki ta tõesti saabki selle preemia, et see oli nagu selline uskumatu hetk. Jube kahju, et ta ei saanud muidugi.
Tolleaegne poliitiline situatsioon oli selline, et kuidagi, et Baltimaad pildile saaks või tähendab, siis see oli nagu rohkem nagu, ma arvan, sellepärast, et ega ta iseenesest võib-olla, mina teda küll nii suur saavutuseks ei loe, et ju ta juhtus siis õigel ajal õiges kohas. Aga see tants juba selles jõulupeol, kui Väino tantsib, see tantsus on, ma juba selle tantsu eest üksi annaks talle selle Felixi. Kuule, pane see õlgadele, saad sooja kädata. Ma sain väga paljude suurte filmitegijate töötubadesse ja lausa niiviisi isiklikult tuttavaks, Wim Wendersi ja Istvan Sabo ja selliste korüfeedega, et see on ammendamatu kogemus. Ta oli vägagi optimistlik selles osas, et kõik annab teha, kõik on võimalik, kõike saab teha ja seda ta on teinud ja seda mõistetakse. Ja loomulikult võrreldes sellega, mis on teatriga, et film on ikka see, et sa saad terves maailmas käia, terve maailm saab sinust ühtemoodi aru. Filmiakadeemia pakkus mulle Felixi žürii kohta, mida ma ütlesin, ei, mul on kohe keisrihull tulemas, et ma hakkan kohe keisrihullu Eestis tegema. Ja nüüd ma teen siin 20 aastat seda keisrihullu. Start oli tal küll ideaalne, aga eks see aeg, 91, 92, 3 siis, see on ju see aeg, kui Tallinn film kukkus kokku. Rahu tänavas ei tehtud murrangu ajal või muutuste ajal. Asi konkreetselt sellel juhul käis nii, et ma andsin stsenaariumi ära ja ei olnud mingeid probleeme, mingeid ümbertegemisi. Asi läks käiku kõige loomulikumat radapidi minu mäletamist mööda. Siis nüüd on see murrang on toimunud ja stsenaariumid seisavad aastakümneid. Mis on minu meelest ikkagi kõige tähtsam, ma sain midagi ära öelda. Et ma pean ikka väga oluliseks seda, et režissöör ikkagi midagi ütleb ka, et ta nagu sõnum ka on, et ta nagu ikkagi ei tee lihtsalt filmimise pärast, et tal et ma sain midagi öelda, et seda ei ole võib-olla väga üheselt võimalik isegi, on, aga ei ole mõtet sõnastada, et muidu ei oleks filmi mõtet teha. Rahu tänava lugu lõpeb jaanipäevase uisupeoga. See oli nii absurdne, et me jaanipäeva peame jää peal ja see oli kuidagi niisugune, et need, kes tulid, et need ei lähegi ära. Kui me panime selle lõkke sinna keset järve põlema, siis me hoidsime kõik hinge kinni, et kas nüüd läheb läbi jää, aga pidas vastu ei läinud. Filmi lõpus peab kujund tekkima. See oli niisuguse kujundi huvides oli ka see koht ja selline finaal. Taganeda ja kus on see isiku julgus, kodaniku julgus, kus on see võimalus meil siiski vastu hakata, võtta oma positsioon, kui meil see üldse on, et võib-olla meil polegi seda, eks ole. See on nagu selline asi, millest peab rääkima, lihtsalt peab, sest muidu me lihtsalt laseme endale lõpuks mütsi pähe tõmmata ja pasunasse teha täiega. Nad ütlesid, et terve see siitpoolne tänav, meiepoolne tänav, et kõik need majad lõhutakse maa. Jah.